Salateenistuste ja salaorganisatsioonide ning endiste KGB-laste ja allilmaga seotud Margus Linnamäe, kes juba väga palju aastaid on valmistunud Eestis vahendeid valimata kogu võimu enda kätte haarama, on nüüd seismas silmitsi otsustava lahinguga. Tal pole jäänud enam muud valikut kui võita või kaotada, sest kui temal ei õnnestu võimu enda kätte haarata, haaratakse teda ennast. Vaatamata sellele, et tema karvase käe all on juba suur osa Eesti juriste, advokaate ja ajakirjanikke, poliitikutest rääkimata. Tunneb ta end ebakindlalt seni, kuni varitseb oht selleks, et tema elu ja tegevust puudutavad saladused ilmsiks tulevad. Süvariigi halli kardinali Andrus Õnniku, Eesti riigi jõustruktuuride mõjuvõimsa isiku Ants Põldsami ja nii mõnegi teise kaasabil on ta osavalt manipuleerinud Eesti õigusorganite ja kogu õigussüsteemiga, lollitanud politseid ja kaitsepolitseid isegi selleni välja, et on kasutanud nende töötajaid oma erasõjalahingutes kahurilihana. Selleks, et saada ettekujutust, mil viisil Margus Linnamäe Eesti riigis tegutseb ja millist ohtu ta endast kujutab, tasub tunda huvi selle vastu, mis on juba ilmunud ja mis hakkab ilmuma avalikkuse ette läbi Foliantmaailmade stuudiokanalilt. Stuudiot 34A, esitusloendi, dokumentaalmaterjal T34A, toimik number 1, seadusest kõrgemal seisev oligarh Margus Linnamäe ja FSB tegevus Eestis. Nii, ma avan selle toimiku ja leian sealt dokumendi, mille sisu on vapustav. See on Robert Põldsami elektrooniline kiri politseikapten Priit Švedele 12. novembrist aastal 2024. Kuulake, ma loen. Ma nüüd tsiteerin. Need, kes mulle ja minu perele järjekordselt lõksuna mõeldud üürikorteri sokutasid, eesmärgiga meid siin rünnata, on needsamad, kes koos Venemaa ja Eesti jõustruktuuride ladvikusse kuuluvate kaasosalistega kaaperdasid pettuse, võltsimise ja identiteedivarguse ning väljapressimise teel minu perekonna suured maavaldused, korterid ja majad Tallinnas, Peterburis, Tartus, Pärnus ja Pärnumaal, Tartumaal, Valgamaal, muuhulgas Manija saarel ning Väikese Emajõe ja Võrtsjärve kaldal. Minu kodukäärikul Tornijärve kaldal valasid nad bensiiniga üle ja põletasid maha ning võtsid dokumente võltsides ära minu osaluse firmas, kus nüüd on tegelikuks kasusaajaks pankur, kelle Venemaalt lekkinud saladokumendid paljastasid kui mehe, kes töötab Putini lapsepõlvesõbrast oligarhi ja Putini perekonna heaks. Pikema aja vältel on nad meeleheitlikult üritanud enda valdusesse saada minu arhiivi, arvuteid ja elektroonilisi seife. Toimuvad tapmiskatsed. Otse loomulikult kuulub sinna hulka seegi juhtum, kui Pärnus Riia maanteel purustati ainsa hoobiga minu kontori turvaukse turvaklaas koos klaasisisese metallvõrguga ning üritati sealtkaudu raketipüstolist sisse tulistama hakata, et mind ja koos minuga kontoriruumis olevad pereliikmed koos majaga elusalt põletada. Minu Peterburi majade looga seotud Margus Linnamäe ja Pootsi mõisahärrade käepikenduseks on olnud kaitsepolitseis töötav Tarmo Raud, kes aastate eest koos kaasosalistega pani minu suhtes toime inimröövi, eesmärgiga survestada mind lõpetama avalduste tegemine õigusorganeile ning valitsusele ja selle liikmetele. Mind püüti pikka aega uskuma panna, et sellist Tarmo Raua nimelist isikut pole olemaski, kuni ta mulle paljastati tema enda kolleegide poolt kapos. Minu kodu Pärnus Tallinna maanteel ründas Tarmo Raud korduvalt, purustades aknaid, gaasitades tube ja ähvardades mind tulirelvaga. Tegin selle kohta avaldusi siseministrini ja Riigikogu kapo komisjonini välja, kuid juhtumid mätsiti sellele vaatamata kinni. Gaasirünnakud Tarmo Raua stiilis on tabanud mind ja minu perekonda peaaegu kõikjal, kus elanud oleme, ning nüüd on asutud gaasitama meie elukohaks olevat korterit Pärnus Kaevu tänaval. Gaasi lastakse korterisse välisukse kaudu uksepragude vahelt ja võib-olla ka luku kõrvalt. Pole välistatud, et lisaks veel ka kusagilt mujalt kui välisukse kaudu. Vahel siseneb gaas korterisse valju sisina saatel. Lastakse mürkgaasi ning teinekord pipra ja pisargaasi, kusjuures vahel gaasitatakse mürkgaasiga pipra ja pisargaasi varjus. Enamasti gaasitatakse mürkgaasiga väikeste koguste kaupa, et mind ja minu perekonda aeglaselt tappa. Pole vist mõtet lisadagi, et sellise mürgitamise mõju on väga hirmus. Sa ei pidanud usutavaks, et taas kord nimesildita patrullpolitseinikud areenile ilmuvad, nagu sind juba ammugi ette hoiatasin. Hindasin olukorda õigesti, nii nagu ikka, puudus seegi kord nimesilt just sellel politseinikul, kes sündmuskohal nii-öelda vägesid juhatas. See on aastakümneid kestnud vana praktika. Selline jäi mehis metsale vahele minu üürikorteris Pärnus Oja tänaval, Juhan jäi talle minu kodu juures Pärnus Tallinna maanteel vahele erariietes.
Juhtunud on sedagi, et nimesildita patrullpolitseinikud omavoliliselt minu kodu ukse lahti lõhuvad ning ähvarduste ja toorutsemise saatel sanktsioneerimata läbiotsimise toimetavad. Ja mida kõike veel? Igatahes kurjategijad, kes minu vastu tegutsevad, julgevad seda enamasti siis, kui selleks politsei poolt katet tehakse. Kriminaalpolitseis tehti minu juuresolekul kindlaks, kõrilõikajaid kaitstes on mindud isegi selleni, et andmebaasis on võltsitud minu poolt politseile tehtud väljakutsete sisu, kaasa arvatud aastal 2008 7. novembril toimunud kallaletungi puhul, mil üks ründajatest surma sai. Mehis Mets rääkis mulle, et selle Lääne ringkonna prokuratuuris kinnimätsitud juhtumiga oli peale miljonär Aivo Tõkke seotud ka üks toonastest Pärnu abilinnapeadest. Seotud oli koguni Margus Linnamäe. Minu Tartu korteri ja minu sissekirjutuste müsteerium, sealhulgas see, kuidas ma enda teadmata Pootsi mõisast välja kirjutasin ning enda teadmata pensionit taotlema hakkasin, on fragmendid mängust, mis haakub minu Peterburi majade ning minu ja minu pereliikmete identiteedi ja arvelduskontodega. Arvelduskontode teemal, ühtlasi selle seostest Margus Linnamäe heaks töötavate endiste KGB-lastega, võid küsida Andrus Õnniku ja tema abikaasa Raja Õnniku käest. Ilmselgelt pole ju lootustki, et aastakümnetesse kestvad lahingud lõppeda võiksid või et politsei minu ja minu pereliikmete kaitsmisega hakkama võiks saada. Tunnistaja kaitse identiteedi muutusega lahendaks olukorra. Või tuleb oma varad tagasi nõuda ja ihukaitsjad palgata.